Ütlus ütleb, et üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna, kuid mõnikord muudab selle foto taustal olev kontekst loo, mida see jutustab, palju kõhedamaks, kui pilt ise viitab. Number 10. Theodore Hall oli vaid 18-aastane, kui ta palgati noorima teadlasena töötama Manhattani projektis. Tema ID-märgil on Halli unikaalne turvanumber K19. See andis talle ligipääsu ühele maailma kõige salajasemale rajatisele ning ta kasutas seda ära, et noorima aatomispioonina anda teavet edasi Nõukogude Liidule. Hall kasvas üles New Yorgis, olles juudimehe poeg, kes oli Ameerikasse emigreerunud, et põgeneda tsaari Venemaa eest. Ta näitas juba noores eas üles kõrget intelligentsust, osaliselt tänu oma vennale, kes oli temast 11 aastat vanem ja teda juhendas. Hall jättis koolis mitu klassi vahele ja lõpetas keskkooli vaid 14-aastaselt. 16-aastaselt alustas ta füüsikaõpinguid Harvardi ülikoolis ja lõpetas 2 aastat hiljem. Üks tema õpetajatest Harvardis soovitus teda Manhattani projekti jaoks ja ta võeti tööle 1944 aastal. Halli peamine ülesanne oli välja arvutada uraani kriitiline mass, mida kasutati ühes relvas, mis visati Jaapanile. Hall avaldas peagi oma uuel töökohal muljet ja temast sai selle projekti kriitilise osa kallal töötava meeskonna juht. Vaatamata suurele survele, mis talle teismelisena pandi, ei näidanud Hall väidetavalt väliselt mingeid probleeme välja. Kuid tema mõtetes toimus palju. 1944 aasta suveks oli Los Alamose teadlaste seas hästi teada, et relva peamine eesmärk polnud seotud ühegi teljeriigiga. Oli selge, et Saksamaa ei suuda tuumarelva ehitada. Selle asemel olid armee ametnikud palju rohkem mures Nõukogude Liidu pärast, mis oli tol ajal veel USA liitlane. Paljud Manhattani projekti kallal töötavad teadlased olid mures selle pärast, mida tuumarelvad teeksid jõudude tasakaalule maailmas. Üks asi oli ehitada relv juhuks, kui Saksamaa ründaks sarnase relvaga. Aga kui USA oleks ainus riik, kellel on tuumarelv, ei näinud see selles mingit mõtet. Paljud kirjutasid presidendile, et veenda teda mitte heitma relvi Jaapani peale, kuid pole selge, kas Truman kunagi selle petitsiooni sai. Hall oli üks teadlastest, keda muretses see, et USA on ainus riik, kellel on tuumarelvad. Kui ainult ühel riigil oleks see hävitusrelv, ei saaks keegi midagi teha, et takistada neil muutumast samasuguseks autoritaarseks riigiks, mida Euroopas parasjagu võideti. Halli arvates oli aatomirelva skeemide jagamine Nõukogude Liiduga ainus viis tagada jõudude tasakaal ja rahu vastastikku tagatud hävingu kaudu. 1944 aasta oktoobris naasis Hall ametlikult sünnipäeva tähistamiseks koju New Yorki. Künastuse ajal peatus ta ühe Nõukogude Liidu ettevõtte peakorteris, kus talle anti NKVD agendi nimi, kellele ta sai teavet edastada. Hall andis edasi teavet Los Alamose teadlaste kohta, tööjõukorralduse ning seadne enda üksikasjade kohta. Ta ei olnud ainus aatomispioon, kes Manhattani projekti kohta teavet edastas, kuid tema võis anda Nõukogude teadlastele, kes üritasid omaenda relva luua, kõige kasulikumad andmed. Alles 1950 aastal hakkas USA armee Halli spionaažis kahtlustama, kuid selleks ajaks oli ta juba Manhattani projektist lahkunud ja õppis Chicago ülikoolis. Tema nimi tuli välja dešifreeritud kirjavahetuses Nõukogude spioonide vahel. Temaga tehti intervjuu, kuid ainus tõend, mis sõjaväel oli, pärines dešifreeritud sõnumitest ning nad otsustasid süüdistusi mitte esitada. Ta sai biofüüsikuks ja elas kuni 1999 aastani, mil ta suri 74-aastaselt. Number 9. Esmapilgul võib vana foto, kus on näha munakivi hunnikuid rahvarohkel tänaval, tunduda nagu pilt ehitustöödest, kuid lähemal vaatlusel selgub, et kivide ees olevad rattad ei ole vankrite külge kinnitatud. Need on kahurite alused, mis on suunatud läbi väikeste vahede kivihunnikutes. See oli üks paljudest barrikaadidest, mis ehitati Pariisi tänavatele 1871 aasta kevadkuudel, pärast seda, kui revolutsiooniline valitsus linna üle võttis. Pariisi kommuun moodustati pärast Prantsuse-Preisi sõda. Kaiser Napoleon III armee kaotas Põhja-Saksa liidule. Prantsuse rahvuskaart võttis sõja viimastel kuudel Pariisi oma kontrolli alla ja püüdis vastu pidada, kuid pidi lõpuks alla andma.
Niille lubati relvad alles jätta, kuna mõlema riigi valitsused sõlmisid rahulepingu. 1871 aasta jaanuari lõpuks oli sõda läbi, kuid selle mõju oli Pariisis endiselt tunda. Elanikud olid vastu pidanud pikaajalisele piiramisrõngale. Paljud pandivad oma majapidamisesemeid, et end võitluse ajal ülal pidada ning jäid pärast seda raskustesse. Samal ajal hakkas Pariisis asuv rahvuskaart poliitilist võimu juurde saama. Nii et kui rahvusarmee 18. märtsil üritas Pariisi kahureid eemaldada, süütasid nad revolutsiooni sütiku. Rahvuskaart astus armeele vastu ja lõpuks taandus armee Pariisist. Prantsuse valitsus kolis Versaillesse ja Pariisi elanikud hakkasid moodustama oma valitsust. Pariisi kommuun on Prantsusmaal tänaseni vastuoluline ja lõhestav ajajärg. Karl Marx pidas seda revolutsiooni ideaalseks eeskujuks ning paljud kommunistlikud ja sotsialistlikud valitsused on nimetanud end Pariisi kommuuni auks. Feministlikud rühmitused on samuti leidnud revolutsioonis aspekte, mis viitavad selle feministlikule olemusele, samal ajal kui anarhistid on selle omaks tunnistanud. Pariisi kommuun koosnes kõigist Pariisi elanikest, kes moodustasid palju erinevaid poliitilisi rühmitusi ja klubisid. Mõned neist olid omavahel vastuolus ja nad ei saanud alati hästi läbi. Revolutsiooni peamine teema oli siiski see, et linna peaksid valitsema Pariisi elanikud, kas otseselt või kaudselt. Kuid kommunaaridel oli ka oma varjukülg, mis tuli suuresti esile siis, kui nad püüdsid linna välisjõudude eest kaitsta. Pole üllatav, et riigi valitsus ja armee ei taandunud kauaks. Pariis pandi piiramisrõngasse ja vaid mõne kuu pärast käisid tänavatel lahingud. Barrikaade püstitati, et püüda takistada vägede liikumist. Varasemates revolutsioonides olid barrikaadid olnud olulised lahingukeskused, aidates kaitsta pealinna nende vastu, kes püüdsid sisse tuugida. Kuid Napoleon Therma oli Pariisis ellu viinud ehitusprojekte, mis muutsid barrikaadid kasutuks. Tänavaid laiendati, mis võimaldas vägedel hõlpsasti liikuda. See ei takistanud revolutsionääre vapralt võitlemast. Nii naised kui mehed mehitasid barrikaade, kuni nad hävitati. Pariisi kommuuni viimasel nädalal süüdati linnas olulised monumendid põlema. Enamik ajaloolasi nõustub, et tulekahjude taga olid kommuunlased, kuigi mõned usuvad, et see võis olla armee pommitamise tagajärg. Kommunlased võtsid kättemaksuks rahvusvägede poolt kinni peetud revolutsionääride kaotuse eest ka pantvangide elud. Viimane langenud barrikaad oli kas Rue Rampanot, Rue Rebeval või Rue de la Fontaine al Roi oma. Igaüht neist kaitsti raevukalt, kuid kommuunlased jäid alla. 28. mail 1871 sai Pariisi kommuun läbi. See kestis vaid 72 päeva, kuid selle mõju Pariisile ja kogu Prantsusmaale on kestnud tänapäevani. 8. kohal. Paljud Hispaania gripipandeemia fotod on kõhedust tekitavad pildid, mis näitavad selgelt selle traagilise sündmuse tegelikkust. Kuid mõnikord pole foto sünge taustalugu nii ilmne. See foto tehti Portsmouth Square'il, San Francisco vanimas avalikus pargis. Selle asemel, et olla vaba ajaveetmise koht, oli pandeemia muutunud selle töökohaks, kus linna politseikohus kogunes, et püüda San Francisco kuritegevust kontrolli all hoida. Kui Hispaania gripipandeemia San Franciscot esimest korda tabas, tegutses linn kiiresti. Ajalehe artiklite järgi avastati haiguse esimene juhtum 23. septembril 1918, pärast seda, kui üks mees naasis reisil Chicagosse. Arstid tegutsesid kiiresti ja mehele määrati karantiin, kuid haigus levis enne, kui korraldus jõustus ning peagi hakkas juhtumite arv kiiresti kasvama. Vaid nädalaga oli haigusesse nakatunud üle 2000 inimese. Meid võeti kiiresti kasutusele, et püüda juhtumite arvu kontrolli all hoida. Paljud neist meetmetest on tänu COVID-pandeemiale tänapäeval tuttavad. Elanikul soovitati tipptunnil trammidest hoiduda ja vältida avalikke kohti. Tantsusaalid ja teatrid sueti. Kõige silmatorkavam meede, mida tolleaegsetel fotodel näha võib, oli marlist meditsiiniliste maskide kandmine. Alguses julgustati kodanikke maske kandma. Ei läinud kaua, kuni maskide kandmine muutus kohustuslikuks. Ja umbes kuu aega kuulus enamiku kodanike igapäevaelu juurde maski kandmine. Nagu tänapäevalgi peeti avalikest kogunemistest hoidumist oluliseks.
See kehtis eriti siseruumides, kus inimesed olid üksteisele lähedal. Kaasaegsel ajal tähendas see sageli kodus töötamist ja kogunemist veebiruumides. Aasta 1918 see võimalus puudus. Politseikohus oli üks neist kohtadest, mis pidi jätkama tööd ka siis, kui ülejäänud linn suleti. Lisaks tavapärastele kuritegudele tähendas maski kohustus, et politsei pidi jälgima veel üht seadust. Pandeemia alguses olid enamik inimesi valmis maski kandma. See ei tähendanud siiski, et nad seda alati meeles pidasid. Mõned inimesed protestisid maskikohustuse vastu ja arvasid, see on põhiseaduse vastane. Ainult 27. oktoobril arreteeriti 110 inimest selle eest, et nad ei kandnud maski õigesti. Linnapolitsei ülema sõnul, kui liiga palju elanikke arreteeritaks, saaksid kongid kiiresti täis. Enamikule rikkujatele määrati $5 suurune trahv. Mõned, sealhulgas korduvrikkujad, said lühiajalise vanglakaristuse. Kui see avaldas õiguskaitseorganitele lisasurvet, oli ülioluline, et kohtud jätkaksid tööd ning Portsmouth Square'i vabaõhukohus sai selle tagamisel oluliseks osaks. Teised tolle ajastu fotod näitavad kummalisi stseene, kus inimesed püüavad toime tulla kõige hullemaga, mida nad kunagi varem kogenud on – pandeemiaga. Ühel fotol on näha rahva hulka, kes seisab või põlvitab ühe hoone trepil, kõik seljaga kaamera poole. Need olid Püha Maarja taevaminemise katedraali koguduse liikmed, kes olid kogunenud missat kuulama ja palvetama. Esialgsed kehtestatud meetmed aitasid haiguse levikut aedlustada. Kahjuks tüdistas San Francisco neid meetmed liiga vara. Ei läinud kaua aega pärast meetmete tühistamist, kui need tuli uuesti kehtestada, sest juhtumite arv hakkas taas tõusma. Pandeemia lõpuks nakatus San Franciscos umbes 45 000 inimest ja üle 3000 inimese kaotas elu. See muutis linna üheks kõige rängemini kannatanud linnaks kogu riigis. Number 7. 20. sajandi esimestel aastatel muutus jõudude tasakaal Euroopas üha ebakindlamaks. Mandril oli valitsenud suhteline rahu alates Napoleoni sõdade lõpust sajand varem. Kuid impeeriumide kasvades sattusid Euroopa riigid üksteisega maailmalaval konkureerima. Rahule püsimiseks loodi kaitseliidud, kuid see tähendas ka seda, et piisab vaid ühe riigi sõja kuulutamisest teisele, et kogu manner oleks sõtta kistud. Kui pinged kasvasid, kohtusid kaks nõbu, et püüda oma riikide vahel rahu üle läbi rääkida. Vene saar Nikolai II ja Saksamaa kaiser Wilhelm II sattusid esimeses maailmasõjas vastaspoolele. Kuid aastakümneid enne sõja algust olid nad head sõbrad. Nikolai oli abielus Wilhelmi esimese nõuga ning bioloogiliselt olid nad kaugemalt sugulased, kuid nad kutsusid teineteist nõbudeks ja kasutasid hüüdnimesid Willi ja Niki. Vaatamata lähedastele suhetele ei olnud nende vahel kaitseliitu. 1905. aastal kohtusid need kaks monarhi, et proovida seda muuta. 24. juulil kohtusid need kaks Soome ranniku lähedal Saksa laeva Berliini tekil. Wilhelm viis Nikolai laeva inspekteerimise ringkäigule ja poseeris koos meremeestega fotodel. Kuid kohtumise kõige olulisem osa oli dokumendi allkirjastamine, mis sai tuntuks Björkö lepinguna. Leping oli kaitsepakt. Kui keegi ründaks kumbagi riiki Euroopas, tuleks teine appi. Just Wilhelm oli see, kes nõudis sõnade Euroopas lisamist. See tähendas, et kui kumbagi riiki rünnataks Aafrikas või Aasias, ei oleks teisel kohustust appi tulla. See lisamine viis keisri vastuollu oma enda valitsusega, kuna nemad soovisid Venemaa abi Suurbritannia ja Prantsusmaa vastu, vastavalt Aasias ja Aafrikas. Aga kaiser arvas, et see tõmbaks nad lihtsalt sõtta, mida neil poleks vaja pidada. Kumbki monarh ei saanud oma valitsuselt selle lepingu jaoks toetust ning seda ei ratifitseeritud kunagi. See ei takistanud neid siiski tulevikus uuesti kohtumast. 2 aastat hiljem kohtusid nad Saksamaa Balti mere rannikulinnas ning seda kohtumist kajastati laialdaselt ning pressifotograafid tegid neist kahest monarhist palju fotosid. Nad jäädvustati kandmas teineteise sõjaväe vormiriietust, näitamaks diplomaatilist sõprust. Tsar kandis Pressimaa draguuni polkovniku vormi, samal ajal kui keiser kandis kasaka polkovniku vormi. Seekord ei allkirjastatud ametlikult ühtegi lepingut, kuigi nad vandusid igavest sõprust.
Keegi, kes tol päeval sündmusi jäidis, poleks kunagi oodanud, et need kaks meest oleksid vaid mõne aasta pärast sõjas vastaspoolel. 2 aastat hiljem, 1909 aastal, toimus veel üks kohtumine kahe monarhi ja Vene keisarliku perekonna vahel ning see oli palju vähem avalikustatud, kuid jäädvustati rohkem pilte, kus keiser oli koos Nikolai ja tema lastega. Esimese maailmasõja eelõhtul saatsid Nikolai ja Wilhelm telegraafe edasi-tagasi, püüdes takistada sõjategevuse puhkemist oma kahe riigi vahel. Nende vahel polnud kaitseliitu sõlmitud, kuid Venemaa oli Prantsusmaaga lepingu sõlminud ja olnud juba ammu Serbia kaitsja. Saksamaa oli sõlminud lepingud Austria-Ungariga ja valmistus minema sõtta oma liitlase kaitseks. Hoolimata mõlema monarhi püüdlustest võitlust peatada, mobiliseeriti väed ja paar päeva pärast nende viimast telegrammi kuulutas Saksamaa Venemaale sõja. Number 6. 1931 aastal läks üks USA ajaloo kurikuulsamaid gängstereid kohtu alla. See polnud ühegi vägivallakuriteo eest, mida ta teadaolevalt oli toime pannud, ega isegi mitte alkoholi salakauba veo eest keeluajal. See oli maksudest kõrvalhoidumise eest. Al Capone kohtuprotsessi fotodest on saanud selle Ameerika ajaloo perioodi ikoonilised jäädvustused, kuid üks neist näeks ilma kontekstita peaaegu koomiline välja. 1931. Aastaks oli Capone juba tuntud kui üks ohtlikumaid mehi Chicagos. 6 aastat varem ülendati ta Colosimo jõugu juhiks pärast John Cirillo pensionile jäämist. Jõugu peamine äri oli õlle ja alkoholi pruulimine ning levitamine ajal, mil mõlema müük oli ebaseaduslik. See oli tulus äri ja konkurents oli tihe. Capone tegeles konkurentidega kõige vägivaldsemal viisil. Ta ei olnud nende õõvastavate tegude toimepanemisel üksi, kuid Capone ja tema meeste jõhkrus tõstis ta teistest kõrgemale. Capone oli seotud ka ebaseadusliku hasartmänguga ning teda oli seostatud vähemalt ühe hasartmängukoha omanikuna. Kuid isegi kui Capone kuriteod olid üldiselt teada, oli tema nende eest trellide taha panemine keeruline ülesanne. Tunnistajad kadusid salapäraselt või kaotasid oma elu. Need, kes suutsid ellu jääda, avastasid äkitselt, et ei suuda enam detaile meenutada. Tõendid kadusid ja prokuratuuril oli võimatu juhtumit esitada. Valitsus otsis igasuguseid võimalusi, kuidas see ohtlik kurjategija tänavatelt eemaldada. 1929 aastal alustas USA rahandusministeeriumi eriuurimisüksus uurimist Capone'i sissetulekute kohta. Capone elas luksusliku elu, kulutades taskurätikutele $100, mis tänapäeva rahas oleksid tuhanded. Võib-olla ei suutnud nad tõestada, et ta oli selle raha ebaseaduslikult saanud, kuid nad suutsid tõestada, et ta polnud makse maksnud. Capone'i 1931 aasta kohtuprotsess seisnes suuresti selles, et süüdistus püüdis tõestada, et Capone oli teeninud oma vara, mis hõlmas tema hasartmängumajade endisi kassapidajaid ja pangatöötajaid, kes tema vastu tunnistasid. Kaitse põhines suuresti väitel, et Capone oli halb mängur ja kaotas kogu oma raha hobuste võiduajamistel. Kui kohtuprotsess oleks olnud anonüümne, poleks see tõenäoliselt eriti tähelepanu pälvinud. Aga nimi Al Capone tähendas, et ajakirjanikud ja fotograafid olid kõik sellest juhtumist huvitatud. Kohtuprotsessi ajal tehti palju fotosid. Capone ise ei paistnud pildistamise vastu midagi olevat, pöördus kaamerate poole ja isegi naeratas. Aga mõned tema kaaslased polnud nii entusiastlikud. Üks kohtuprotsessi ikoonilisemaid fotosid on see, kus on näha publikupingid. Ridades istuvad mehed, kes varjavad oma nägusid kaamera eest. Need mehed olid mafiosod, kes tulid Al Capone'i toetama. Nad ei tahtnud siiski, et nende seotusest jääks püsivaid tõendeid. Kohtuprotsessi fotod näitavad kontrasti tuntud gangsterite nagu Al Capone, kes arvas, et ta on süüdistuse eest puutumatu, ja varjulise allilma vahel, kus enamik kurjategijaid püüdsid rambi valgusest eemale hoida. Pärast viimase hetke vandekohtu vahetust mõisteti Al Capone süüdi vaid 6 23 talle esitatud süüdistusest, kuid sellest piisas, et talle määrati 11-aastane vanglakaristus, millest ta vabastati tervislikel põhjustel juba 8 aasta pärast. Number 5. 1945 aasta mais tegi fotograaf hulga pilte, kus USA sõdurid uurivad hindamatuid kunstiteoseid, mis olid kokku kogutud ja hooletult hoiule pandud. Omaette vaadates võivad need pildid tunduda nagu kunstinäituse ettevalmistamise algus, kuid tegelikult dokumenteerivad need ühe suurima kunstikuriteo jäämäe tippu ajaloos.
Fotodel olevad mehed kuulusid 101. õhudessantiviisi. Pärast D-päeva oli diviis jõudnud Baierimaale, Saksamaa ja Austria piirile. Just siin Königsi lähedal mäekülje koopas leidsid nad peidetuna ühe Saksamaa valitsuse kõrgeima ametniku kogutud kunstikogu jäänused. Hermann Göring oli teise maailmasõja ajal Saksamaa teine kõige võimsam mees. Üks tema esimesi tegusid pärast võimule tulekut oli salapolitsei loomine, mis pani toime julmusi tema partei poliitiliste vastaste vastu. Hiljem asus ta juhtima Saksamaa õhuväge. Sõja lõpus võistati Göring Nürnbergi protsessin süüdi sõjakuritegudes ja inimsusvastastes kuritegudes. Kunsti rüüstamine polnud kaugeltki tema kõige häirivam kuritegu, kuid see oli sümboolne tema partei katsetest ajalugu kontrollida ja end kultuuriliselt ülemana näidata. See oli ka esimene samm rünnakutes kogukondade vastu, keda peeti ebasoovitavateks, eriti Saksamaa ja okupeeritud alade juudi elanikkonna vastu. Alates 1933. aastast rüüstati juudi peredelt kunstiteoseid ja kultuuriliselt olulisi esemeid. Mõnikord konfiskeeriti need lihtsalt, teistel juhtudel sunniti juudi perekondi oma kunstiteoseid oksjonile panema. Paljud kunstiteosed hävitati täielikult, eriti need, mis olid kaasaegsemad. Aga teisi võtsid kõrged Saksa ametnikud endale. Göring oli üks selle rüüstes suurimaid kasusaajaid. 10 aasta jooksul omandas ta lugematul hulgal varastatud kunstiteoseid üle kogu Euroopa. Sõja ajal võis ta okupeeritud alade muuseumides ringi jalutada ja lihtsalt valida, milliseid teoseid ta soovis. Need hoiti enamasti tema mõisas Karnhallis. Kogu oli nii suur, et paljud esemed olid lihtsalt hunnikusse kuhjatud ega olnud isegi välja pandud. Hoolimata kogu suurusest pidas Göring hoolikalt arvestust, kust iga tema ese pärines. Mõnikord märkis ta isegi üles, millistelt peredelt need olid varastatud. Kui oli selge, et sõjakäik ei lähe tema kasuks, tegi Göring drastilise otsuse, et hoida oma kunsti kogu liitlasvägede käest eemal. Kogu kollektsioon pakiti kokku ja saadeti rongiga Baierimaale. Osa jäeti vagunitesse, millega neid transporditi. Teised peideti koopasse. Tuhanded varastatud maalid, sealhulgas Rubensi ja Rembrandti teosed olid kollektsioonis, samuti skulptuurid ja muud kunstiteosed. Kui enamik aardeid oli eemaldatud, lasi Göring Karnhalli hävitada, enne kui Nõukogude väed mõisani jõudsid. Osa tema röövitud kollektsioonist jäi hoonesse, kui see hävitati, ja need olid endiselt russudes, kui Nõukogude väed sinna jõudsid. Paljud kunstiteosed said parandamatult kahjustada. Pärast Baieri varanduse asukoha leidmist alustati tööd kunstiteoste tagastamiseks nende õigetele omanikele. See töö jätkub tänaseni, nagu ka paljude 1930. ja 40. aastatel röövitud kunstiteostega. Ja mõnel juhul on sellise teose õige omaniku leidmine keeruline, eriti kuna sõja ajal hävitati nii palju perekondi. Number 4. Tuletõrjujad kirjeldasid 1991 aastal Kuveidis nähtud kui midagi, mis meenutas Dante põrgut ja tolleaegsed fotod kinnitavad seda hinnangut. Mustad suitsusambad tõusid õhku, varjates päikese nii täielikult, et Kuveidis oli temperatuur märgatavalt madalam kui ümbritsevates piirkondades. Oranžid leegid olid ainsad valgusallikad, mis pimedust murdsid. Isegi kohtades, kus põlengud parajasti ei lõõmanud, muutis naftatöölised õudusfilmi ohvrite sarnaseks. Kuveidi naftapõlengud olid üks inimkonna ajaloo rängemaid ökoloogilisi katastroofe. Aga erinevalt Tšernobõli katastroofist või Ebola tsüklonist olid Kuveidi põlengud tahtlikult põhjustatud. Põlengud algasid 1991 aastal lahesõja lõpus. Mõni kuu varem oli Iraagi sõjavägi tunginud Kuveiti ja okupeerinud riigi 2 päevaks. Kohe mõisteti sissetung hukka ning selle vastu saadeti võitlema Ameerika Ühendriikide juhitud sõjaline liit. 91 aasta veebruaris liikusid koalitsiooni maaväed Kuveiti ning Iraagi väed taandusid kiiresti. Kuid taandudes süütasid nad tulekahjusid, mis jätsid nende vaenlastele õudusliku olukorra, millega tuli tegeleda. Üheks peamiseks sõja puhkemise põhjuseks olid Kuveidi rikkalikud naftaväljad. Nüüd pandi põlema need väljad, mis olid riigile nii palju rikkust toonud. Üle 600 naftapuurkaevu süüdati põlema, samal ajal kui paljud teised jäeti katmata ja lasid naftal keskkonda voolata.
Puurkaevude ümbrus oli kaetud miinidega, mis muutis tulekahjude kustutamise veelgi ohtlikumaks kõigile, kes seda üritasid teha. Kui eksperdid püüdsid hinnata vajalikke töid, arvasid nad, et kõigi naftapuurkaevude sulgemiseks ja tulekahjude kustutamiseks kulub aastaid. Tööd tuli veelgi edasi lükata, et tagada päästjatele puuraukude juures võimalikult ohutud tingimused. Vaid mõni kuu pärast tulekahjude algust hakkasid Kuveiti saabuma tuletõrjujate meeskonnad üle kogu maailma. Nad olid selle töö jaoks spetsiaalselt välja koolitatud ja asusid kohe tegutsema, et püüda tekitatud kahju kõrvaldada. Esimene naftakaevu tulekahju kustutati aprilli alguses. Tuletõrjujad pidid manööverdama läbi õli, mis põhjustas nende nahale keemilisi põletushaavu, paksu suitsu, mis muutis nähtavuse peaaegu võimatuks, ning maa, mis oli kaetud laiali pillutud lippudega, mis tähistasid maamiinide asukohti. Edenemine algas aeglaselt, kuid järk-järgult said tuletõrjujatest selle ainulaadse töö eksperdid. Tööks prognoositud aastate arv vähenes. Viimane kaev suleti 1991. aasta novembris. Osa hävingust edastati üle kogu maailma. NASA pildid näitasid tulekahjude ulatust. Mustad suitsujütid levisid üle kõrbe. Veelgi rohkem kahju tehti Pärsia lahele endale, kuhu oli lekkinud lugematute barrelite jagu naftat. Meedias jagati pilte lindudest ja muudest loomadest, kes naftas vaevlesid. Inimesed tahtsid loomi aidata, kuid pärast seda, kui linnud olid naftaga kaetud, oli nende abistamiseks vähe võimalusi. Naftakaevude sulgemist ja tulekahjude kustutamist peeti suureks võiduks ning üheks suurimaks rahvusvaheliseks saavutuseks. Kuid ökoloogiline kahju jätkus ka pärast seda, kui tuletõrjujad olid koju läinud. Number 3. Greenpeace on tuntud oma protestide poolest erinevate keskkonda kahjustavate tegevuste vastu üle kogu maailma. Kui see foto tehti 1981 aastal, oli see veel suhteliselt uus kampaaniagrupp, mis oli alles hiljuti saanud nimeks Greenpeace International. Aga kampaaniate läbiviijad tõid juba siis päevavalgele häirivaid tegevusi, mis kahjustavad meie ookeane tänaseni. Fotol olev suur laev on GEM, merreheitmislaev, mida Ühendkuningriik igal aastal rentis. Alates 1940-ndatest on Ühendkuningriik ja teised tuumariigid üle maailma visanud tünnide viisi tuumajäätmeid ookeani. Aastatel 1946 kuni 1990 visati ainult Atlandi ookeani umbes 200 000 tünni. Need jäätmed pärinesid tuumarelvade ja tuumaelektrijaamade ettevalmistamisest, aga ka näiteks meditsiinitööstusest, kus tuumaallikaid kasutati mõnes pildistamistehnoloogias. 100 000 tünnid ei hõlmanud maismaalt pärit äravoolu ega juhuslikke lekkeid. Alguses sai tuumatööstus seda jäätmeid piiranguteta ära visata. Alles 1972 aastal kehtestati esimesed konventsioonid, mis reguleerisid jäätmete merreheitmist. Londoni merreheitmise konventsioon oli ülemaailmne leping, mis keelas kõrgtasemel radioaktiivsete jäätmete ookeani viskamise. Kuid madala ja keskmise taseme jäätmete merreheitmine oli siiski lubatud. Need tuumajäätmed võisid siiski olla ohtlikud ning sisaldada radiotoksilisi ja püsivaid isotoope. See visati merre vaid mõnisada miili Cornwalli rannikust. See oli midagi, millest avalikkus teada saades oleks kindlasti pahandanud, kuid seda tegevust ei avalikustatud kuigi laialt. See oli midagi, mida Greenpeace soovis muuta. Alates 1978 aastast läksid protestijate meeskonnad välja, et seista silmitsi selliste laevadega nagu GEM. Esimeses vastasseisus purustas tünn, mis võis sisaldada tuumajäätmeid, Greenpeace'i kummipaadi. Järgmistel aastatel kasutasid meremehed tuletõrjevoolikuid, et täita kummipaati veega, või ehitasid merreheitmisplatvormide ümber puurid, et takistada paatidel lähemale pääsemist. Greenpeace vastas igale väljakutsele. Vastasseis tõi avalikkuse tähelepanu jäätmete merre laskmisele, kuid tõhusam töö ei saanud nii palju avalikkuse tähelepanu. Laevade GEM ja teiste merreheitmislaevade meremehed võisid väita, et nad järgivad seadust. Alles tänu järjepidevale pingutusele muuta Londoni merreheitmise konventsiooni keelati tuumajäätmete ladestamine maailma ookeanidesse. 1983 aastal kutsusid Londoni merreheitmise konventsiooni osapooled üles kehtestama moratooriumi radioaktiivsete jäätmete merre laskmisele ning kutsuti kokku ekspertide paneel, et hinnata, mida tuleks teha. Oli selge, et isegi madala tasemega tuumajäätmed võivad olla keskkonnale kahjulikud.
Kuid alles 1993 aastal keelustati see tegevus tegelikult. Number 2. See foto Gröönimaa ranniku jäistel vetel asuvast nõlvast on üks viimaseid pilte, mis tehti enne katastroofi, mis tabas ekspeditsiooni, milles ta osales. See tehti 1909. aastal, kuid alles 3 aastat hiljem naasis tema kapten ja insener koju. Laev kuulus Arktika maade uurijale Einar Mikkelsenile. Mikkelsenit paelasid purjetamine ja polaarekspeditsioonid juba noorest east alates. Tal oli juba edukas ekspeditsioon põhjapoolusele selja taga, kui ta 1909. aastal laevaga Alabama merele suundus. Sellel ekspeditsioonil oli palju tõsisem eesmärk. Umbes 2 aastakümmet varem oli Ameerika maadeavastaja Robert Peary väitnud, et on uurinud maailma põhjapoolseimat piirkonda. Ta väitis, et seal oli kanal, mida kutsuti Peary Channeliks, mis eraldas Kirde-Gröönimaa ülejäänud saarest. 1906. aastal asus Ludwig Milius Eriksen juhtima ekspeditsiooni, mille eesmärk oli kaardistada Gröönimaa rannikud ja määrata kindlaks saare tõeline olemus. Ekspeditsiooni käigus kadus peamine meeskond, kuhu kuulusid Eriksen ja veel 2 inimest. Mikkelseni eesmärk 1909. aastal oli leida need dokumendid ja teada saada, mis saatus tabas eelnevaid maadeavastajaid. Ekspeditsioon algas 7-liikmelise meeskonnaga, kuhu kuulus ka Mikkelsen. Teel peatusid nad Islandil, kus üks meeskonnaliige tuli välja vahetada. Meeskonnaga liitus Ivar Iversen, kes ühines ekspeditsiooniga nii hilja, et tal ei olnud aega oma lähedastega hüvasti jätta. Alabama meeskond jõudis Gröönimaa kauges põhjaosas asuvale Shannoni saarele, enne kui laev jäässe kinni jäi. See polnud täiesti ootamatu. Pärast pikka talve soovis Mikkelson tungivalt maale edasi liikuda, et otsida kivihunnikut, millest ta uskus olevat dokumendid. Alguses koosnes meeskond 5 mehest, kellest 2 jäid Alabama pardale. Kuid pärast reisi esimest osa pöördusid kõik peale Mikkelseni ja Iverseni laeva tagasi. 2 meest jätkasid teekonda. Mais leidsid nad kivihunniku, kuhu olid jäetud Eriksoni ekspeditsiooni viimased sõnumid. Kui oli selge, milles probleem seisnes. Eriksen oli tuginenud Robert Peary koostatud kaartidele, mis olid täiesti valed. Kõige tähtsam on see, et Peary väina ei olnud olemas. Selle teabega naasid Mikkelson ja Iverson laevale Alabama. See oli vaevalikas teekond ja nad pidid suurem osa oma asjadest maha jätma, kui nad üritasid tagasi jõuda. Kuid tagasi jõudes avastasid nad, et laev oli jää peal hävinenud. Ülejäänud meeskond oli kadunud. Hiljem said nad teada, et meeskonna oli päästud mööduv laev, kuid nende kapten ja insener jäeti maha. Mikkelsen oli selleks valmis olnud. Tegelikult oli ta jätnud ülejäänud meeskonnale sõnumi, et kui nad tagasi ei jõua, siis pole vaja muretseda. Ta arvas, et nad saavad mööduva laevaga kaasa sõita. Kui 2 meest eitasid Alabama jäänustest varjualust, arvasid nad, et pääste ei jää enam kaugele. Möödus 2 talve, enne kui mõni mööduv laev saabus. Selleks ajaks olid need 2 meest nii kohutavas seisundis, et üks päästetest jooksis tagasi oma laeva peale, arvates, et nad on hullumeelsed. Nad olid suutnud ellu jääda varasemate ekspeditsioonide poolt maha jäetud varude abil ning hoolitsedes jänesepoegade eest, et oma mõistust säilitada. Need 2 meest võeti Taanis vastu kangelastena. Iversoni jaoks oli see tema seikluskarjääri lõpp. Aga Mikkelsen jätkas Arktika piirkonna uurimist, käies enne 90-aastaselt suremist korduvalt Gröönimaal. Number 1. Esmapilgul võivad need fotod hiinlastest, kes löövad kongi ja lehvitavad harjade ning hernehirmutistega, tunduda nagu festival, kuid tegelikult on need meeldetuletused lühinägelikust poliitikast, millel olid laastavad tagajärjed. 50ndate lõpus püüdis Hiina suure hüppe edasi abil end suurriigiks muuta. Eesmärgiks oli riigi industrialiseerimine, põllumajandustoodangu suurendamine ja inimeste vaesusest väljaaitamine. Kuid 1958 aasta veebruaris käivitas valitsus ka rahvatervise kampaania nimega 4 kahjuri likvideerimine. Sihtmärkideks olid rotid, sääsed, kärbser ja varblased. Esimesed 3 olid sihtmärgiks, sest nad levitasid haigusi, kuid varblased olid sihtmärgiks, sest nad sõid teravilja.
Ametnikud hindasid, et üks varblane võib aastas süüa umbes 4 naela teravilja ning kuna talud kollektiviseeriti ja neid sunniti kasvatama rohkem teravilja, nähti linde tootmisele ohuna. Kõiki julgustati neid hävitama. Plakatitel olid lapsed, kes ründasid linde ära kulkadega, samal ajal kui kooligrupid ja terved kogukonnad ühinesid kampaaniaga. Pessad löödi puudelt maha, munad purustati ja kui lindudeni ei pääsetud, kogunesid inimesed nende alla, lehvitasid lippe ja lõid kongi, et takistada neil maandumist. Paljud linnud väsisid ja ehmusid nii ära, et kukkusid lihtsalt taevast alla. Üks kuulus näide puudutab Poola saatkonda, mis keeldus varblaste kütte oma territooriumile lubamast. Vastuseks sellele ümbritsesid inimesed hoone trummidega ning 2 päeva pärast oli nii palju linde surnud, et saatkonna töötajad pidid neid väidetavalt labidatega eemaldama. Kampaania hävitas varblased peaaegu täielikult mõnes Hiina piirkonnas, kuid tulemus oli katastroofiline. Warblased sõid küll teravilja, kuid nad sõid ka putukaid, eriti suvel. Ilma nendeta paljunesid kahjurid nagu rändtirtsud ja riisipuurijad kiiresti ning hävitasid palju rohkem saaki, kui linnud iial oleksid suutnud. Kuiv ilm tegi kahju veelgi hullemaks. Ametnikud said lõpuks veast aru ja asendasid varblased kahjurite vastases kampaanias lutikatega. Kuid selleks ajaks oli kahju juba tehtud. Putukad laastasid jätkuvalt saake, põhjustasid näljahäda, haigusi ja lugematul hulgal surmasid. Hiina importis hiljem väidetavalt varblasi Venemaalt ja teistest riikidest, et taastada nende populatsioon. Ja täna on varblased Hiinas taas olemas. Kuid see kampaania jääb hoiatavaks näiteks sellest, mis juhtub, kui inimesed alahindavad loodust. Suur tänu vaatamast! Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti vajuta meeldib nuppu. Ära unusta ka tellida ja vajuta teavituste kellukest, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.